meid täna on 2, sest teised jäid koju, aga mu tiimis oli 4 inimest. Mina, Nete, Adele ja Miia. Ja täna mind aitab mu õpetaja Signe. Ja prototüübi nimi on lõbukiik ühele. Lähendust on vaja Draariumi külastajatele, et saada lõbu ja arendada aju. Sellega saab kiifuda ja saada lõbu. Kaunistatud on Pöide rahvariiete värvidega ja Pöide kooli logoga. Kas sa valisid selle asukoha ka millegi järgi? No, enne mina tahtsin panna sinna, aga siis mu õpetaja tahtis panna siia, kuna see on ilus vaata ja siin on mägi ja kui sa kiigud, siis on tunne, et sina üldse lendad. Tüübiks on leputamise koht ehk võrkkiikidega puhkamiseks. Seda oleks vaja kõigile, kes tahavad puhata ja vaikust loodusest ja tahaksid loodust nautida. Ja siis, kuidas seda kasutad, istud ja puhkad ja leputad, ma arvan. Kas te olete mõelnud erinevaid asukohti, kuhu neid panna või? Me mõtlesime algusesse panna, seal oli väga ilus koht, väga ilus vaade oli ja puude vahe oli ka väga ilus. Siis siin on ka väga ilus vaade ja siis kuskil aia juures ka. Kas te olete mõelnud ka, kuidas need välja näevad, need võrkkiiged, et anda selle koha eripära? Meil oli 3 erinevat mõtet. Meil oli siuke mõtteks, siis oli see ja siis oli siuke, aga see pole võrki. Jah, me mõtlesime kõik siis teha siukesed riidest. Et jah. See tuli kokkuvõtvalt kõige parem. Mõtle vist. Ja teil oli veel teisi ideid ka, lõkkeplatsid ja ja meil oli lõkkeplatsi kohta ka idees, pinkide kohta, aga ma arvan, et see võrkkiige oma tuli pigem parem mõte. Meie tiimi nimi on Sõprus ja see on Lumimägi, millel on ronimsein ka. Ja see on 6–99 aastastele. Ja sellepärast see on siin, sest see on lõbus ja ma ei tea midagi. Nüüd teeme seda näitab. Ei. Ja ma ütlema, kuidas seda kasutatakse ka. Ronid siit üles ja lähed siit alla. Ronid siit alla. Ja siis ja nüüd ma näitan mingi väikse ühe asja, aga kuidas see käib. Nüüd ma näitan sellega, kuidas siit alla minna. Või üles. Nüüd niimoodi üles ja siit alla. Aga see ei läinud kuhugi. Jah. Aga teil oli mingi teistpidi mõte ka. Et kuidas seda teistpidi kasutada? Teistpidi kasutada? Sa saad võtta selle ära. Ja siis pikutada selle peal. Päevitada ja pikutada. Aga kui see on tehtud päriselt, siis see niimoodi ei saa teha. See oleks saanud halvasti. No, see ennem lendas tuulega maha ka. Lihtsalt läks nagu jah. Üks küsimus. Miks te just selle asukoha valisite? Sest siis saab kaugemale minna. Jah. Siin on mägi, on? Jaa. Seda ära kasutada? Jaa. Vaata, sa saad ronida siit üles ja kui sa ei taha ronida alla, sa võid vaadata lihtsalt ka. Vaateplatvorm. Nii ja see nii oli. Eriti pikali jõuda. Mina olen Tanja ja see on see Liisa ja see on Liisa ja Sandra.
täna ma näitan teile mänguväljakut. See mänguväljak, siin meeldib lastele mängida. Siin on kiigud ja siin on väike võrkika ja väike liumäki. Ja siis saab väga rõõmsaks saada ennast. Öelge, et taputseda saab. Öelge ka ikka. Ja siin saab lõbutseda väga kauaga. Ja üks asi veel, et kõige hea koht on see, et siin on väga palju muru ja väga hea vaade ka. Ja siis on siin lõbus siuke. Ja siis saab jalgpalli ka mängida, väike jalgpall on ka siin. Siin on valgustatud nimi ju ka ja siin on mänguväljak. Et siin on vaata väike siuke päike ka, mis valgustab siin kõik ära, et sa näed ka. Aitäh! Tere, mun nimi on Johannes, ta nimi on Oliver ja ta nimi on Janne. Me tegime siukse pardi tiigi, kus saaks on ju parte toita. Meie lahendus on turistidele ja partidele. Sellega saavad pardid süüa iga kord, kui inimesed annavad toitu. Ja see on veel üks asi, mida teha turistidele. Kus seda toitu saab osta? Siin on mingi toiduautomaat äkki ja siis saab nagu ühe purgitäie Partitoitu osta. Kas teiste lindude peale mõtlesite ka või? Ja seal nagu automaadis on teiste lindude jaoks ka toitu. Et saab nagu maha visata. Mingi üks koht on, kuhu nagu ei tohi nagu astuda sisse, muidu nagu see toit läheb mudas. Kui astud sisse, mis on ilmselt mustad. Et lindude liigirikkust tahate suurendada? Ja. Nii. Aitäh! Meie lahendus on siis purskkaev, ilmupurskkaev. Sa ütled nime. Me oleme siis, meie nimed on Heiko, ta nimi on Heiko, ma olen Katre, Kaspar ja meil on üks kaaslane ka, nimi on Erik. Mis muudatusi tahate siin ellu viia? Kui te tahate, te võite siin ka näidata muidugi. Siin päris selle peal. Anna siin. Me tahame siis seda nagu ilusaks teha. Et kui ühel pool on pink, siis tahame sinna poole ka pingi panna. Ja ilupuid võiks rohkem olla. Ja siis siin võiks mingi valguist olla. Valguist ja siis üks näitab pinkidele sellele, mis meile peale visime. Kas vette tulevad kalad või mingid taimed ka või? Veetaimed. Jaa, pursk on siis kaevus on pursk, ma ei tea, mis pistib vett vähemalt üles. Pursk. Jah.
aitäh! meie oleme meeskond Veskimehed +1, sest kui mina täna liitusin, siis tuli välja, et ma olen ainuke naisterahvas selle projektiga, siis meie see idee oli Mihkel Ranna pärandi elujõulisuse tunnetus, et me jätkame tema alustatud või taastame. Tegime veski prototüübi 1.4 mõõtkavas ja selle asja nimi on Eluveski. Ta on seotud ka sellega, et oli Mihkel Ranna elutöö ja et kuna ta pumpab tegelikult vett, ta ongi kastmissüsteemi jaoks loodud, et siis tuule ja päikeseenergial töötav veski, mis kastab taimi, mis siin alal on ja annab neile elujõudu ja on ka Mihkel Ranna jaoks olnud nagu elutöö, et selles mõttes ta on eluveski. Et Arnek Jaak on siis täna abiks olnud ja me tegime ka siia selle veski mehe pildi pealt, vaatasime, et ta oleks proportsioonides ja loodame väga, et see veski siia ka hiljem tuleb. Kas tahate lisada neid, kes eile alustasid seda? Ma võin nii palju lisada, et eile, kui me käisime, meil oli väga esinduslik koosseis ju meeskonnal. Eilses koosseisus oli ju RMK esindaja Üllar ja kohalik looduskunstnik ja siis endise aiahooldaja Armo poeg Indrek ja mina ja Arnek. Ja kui me Arnekega hoidsime seda skeemi käes ja vaatasime, et kuhu võiks kollase, punase, rohelise mummu panna, siis Indrek ütles, et ta ei muudaks midagi ja Üllar nõustus. Küll aga Indrek pärast väikest järelemõtlemist ütles, et see Hollandi veski ja sepikoda või pada ja mõned elemendid, mis kunagi Mihkli eluajal olid kasutuses päriselt, mitte siis nii-öelda nagu turistiatraktsioonina, vaid päris abivahendina siin selles aias hooldamisel ja kõigel sellel elujõulisuse tagamisel. Et siis need sai ära märgitud ja sellest sai meie idee. Võib-olla selle idee sünnilugu ka, et kui me mõtleme Mihkli ja tema pärandi peale, et kuidas siis hoida seda elus, et mille Mihkel siia on loonud. See tõesti töötab. Nii et siit juba, kes natukese aja pärast hakkab siit ka vesi voolama. Ja olge ettevaatlikud, siit on staatiline elekter on juba sees, et siin on tekkinud juba nüüd, et vaadake kummikuga või millegagi, et see ei saa vooluda. Aitäh! Ideed ju lähevad kokku omavahel, et kui me just vaatasime purskkaevu seda ideed on ja siis siin on ju ka otse kanal läheb ju siit sinna purskkaevu ja see veeringlus saab tagatud ka läbi selle tulevesti. Elektrit ka, et saaks. Saame ju elektrit ka teha, et see on ka võib-olla, kui me mõtleme tänalist nagu globaalset maailma majandus- ja sõjalist seisukorda ka turvaelement on, et me saame külale ja Saaremaa rahvale ka elektrit on ja siis talletada. Just on, et kõik on olemas. Ja valgus ka siia parki. Ühest heast asjast saab palju head teha. Tervist. Ma olen siis Madis. Ma olen Kärt. Meil ei ole tiimi nime. Igatahes meie siis prototüübi nimi on Dendrariumi välisvalgustus, nagu näha. Kellele seda vaja on, see on väga hea küsimus. Seda oleks teoorias vaja Dendrariumi külastajatele. Miks seda vaja on? Seda oleks vaja pimedamal ajal, oleks siis rohkem valgem ja hubasem kõndides. Ja kuidas see töötab? Meil on 2 varianti. Esimene versioon siis imiteerib jõulutulede valgustust, topid stepslisse ja asi korras. Teine variant on hoopis põnevam. See siis on liikumisanduriga ja päikesepatareidega. Ja liikumisandurit oleks vaja, et siis kui inimene astub Dendrariumi sisse, siis hakkab tuli alles põlema, et see kogu aeg ei põleks, siis see ei segaks linde ega putukaid enda elutegevusel. Või siis panete veskiga tööle? Jah, täpselt. Ja kuidas te mõtlete, et see valgus siit jookseb mööda tervet alleed? Teoorias, kui nii palju raha on. Aga kas sa mõtlesid, et mujal kohtades on ka seda valgustust või ainult see allee? Ei no muidu võib jah, kõikjal olla, aga muidu pigem see allee, jah. See on kõige tähtsam. No nii, meie tiimi nimi on siis Pökk, ma olen Ibrahim, mina olen Markus, minu nimi on Juhan. Mina olen Tormi. Ja mina olen Joosep.
meie siis projekt räägib siis digidendraariumist. See projekt pöördub peamiselt tänapäeva õpilastele, õpetajatele ja vanematele inimestele. Sest noortel on raske näha loodusega sümbioosis olla. Ühendab õpilasi loodusega tehnoloogia ja digitaastuse teel. Digitaalsuse teel. Oi. Oi. Kuidas see prototüüp on? Et see on selline interaktiivne kaart, kus on igasugused puuliigid täppidena. Alguses sa ei saa vajutada ühtegi nendele täppidele, sest see on nii-öelda lukus. Et neid avastada, on puu juures üks kiip sildi küljes. No, see läheb lendama. Aga hoia seda. On puu juures üks silt ja sildi juures on üks kiip. Kui tuua oma telefon selle kiibi juurde, siis su telefon saab aru, et sa oled selle puu juures olnud ja avastab selle puuliigi niimoodi, et sa saad selle puuliigi kohta juba informatsiooni. Ja siis, kui sa lähed tagasi kaardi juurde, siis sa saad valida selle punkti ja sa saad uuesti selle puuliigi kohta teada. Sa saad selle kinni panna ja saad alati lahti teha, aga teised puuliigid on alati kinni, kuni sa jõuad nende juurde. Aga on ka valik teha sellise nagu kas inimestele, kellel on kuulmise ja nägemisprobleemid, kui vajutada siia nii-öelda audionupule, mis muudab terve selle informatsiooni terve ekraani suuruseks tekstiks ja on ka valik kuulata heliga tervet teksti oma mugavuses, oma telefoniga, oma kõrvaklappidega. Jah, minu kohta kõik.